Tere! Minu nimi on Ene Lukai-Gigjan ja ka minu jaoks on see esmakordne kogemus sellel keerulisel ajal ainult ühe inimese Eerikuga siin kõnelda niisugusest tähtsast asjast, mis on sama kaua kestnud kui inimene, see on siis aastaring ja sellega seonduvad olulised tähelepanekud ja sellest lähtuvad siis ühised koosolemised, mis siis toetuvad ühe või teise rahva elamisviisile, väärtustele, kliimavöötmele, kus elatakse, sellele ajale, kus elatakse. Aga katsume hakkama saada ja kõige tähtsam, et oleme terved, meie pere on terve ja eks see aastaringi, tähtpäevade pühade aastaringi on ikkagi inimeste endi poolt loodud, koostatud sellisel viisil, et see toetab inimest nii vaimselt kui ka siis kehaliselt, et olla tugevam, tervem, ilusam ja küllap ka õnnelikum. Ja mõte on siis selline, et mul on siin ka esitlus, sest palju on pilte, mis illustreerivad oluliselt rohkem kui minu kõne. Ja vaatame paralleelselt seda esitlust ja mõningaid kirjapanekuid, aga selle eesmärk on ikkagi see, et inimesed oma traditsioone päriselt just täna, nüüd ja praegu kasutaksid just nimelt selleks, et koos kogu pere, kogukonna või sõpruskonnaga midagi sellist teha, mis annab elujõudu. Ja sestap kohe me räägime ja iseseisvast tööst, sest mina võin ju rääkida, aga kui inimesed ei huvitu sellest ja midagi sellel teemal ette ei võta, siis jääbki see lihtsalt sõnaks õhku võnkuma. Nii et mu usk ja lootus on see, et te vaimustute aina põhjalikumalt ja süvenenumalt meie aastaringi parimusse ja otsite sealt endale sobiva tähtpäeva või püha, mida te tahaksite eriliselt põhjalikult ja traditsiooniliselt tähistada. Ning seda kõike lähtudes siis sellest paikkonnast, kus te pärit olete või kus te hetkel elate, mitte ainult kihelkonnast, võib-olla siis võib ka laiemalt maakonnast, aga miks mitte ka siis sellest kihelkonnast. See tähendab seda, et te peate alustuseks ennast ära määratlema, kus kandist te pärit olete. Ja läheb siis lahti maarahva aastaring. Oleme nüüd linnarahvas, aga eks see maarahva niisuke elu ja ehk siis ka looduse tunnetus on endiselt meis olemas. Ja panimegi siin nüüd kokkuleppel kolleegidega selle iseseisva töö kuupäevad kirja. Seda ma ootan muidugi juba etteütlevalt väga suure põnevusega, et kui ma selle sissejuhatava esitluse olen ära teinud, siis ma loodan, et sellest on teile abi ja teile saadetakse ka spetsiaalselt selle iseseisva töö kirjeldus koos allikatega, viidetega, ka 2 filmiga, mida soovitame soojalt ära vaadata, kui te juhuslikult pole näinud, vähemalt ühte võib arvata, et olete ehk näinud, seda on ka televisioonis näidatud ja ehk leiate isegi veel internetist nii 11 kui 3. Aga siis see valitud tähtpäeva või püha, mida te otsustate rikkalikumalt ja traditsiooni võimsamalt tähistada, tuleks siis saata mulle meili peale 3. maiks. Ja eks ma siis ootan kõik teie tööd ära kirjeldused, teen sellest väikese kokkuvõtte ja tagasisidestuse ja kokkuvõtte teeksime siis veidi hiljem 12. mail kell 18:00 õhtul, kui te olete juba töölt tulnud. Ja siis te saate ka küsimusi esitada ja oma elamusi kirjeldada, et kuidas selle niisuguse rikastava lugemuse tulem teil välja tuli. Aga nüüd siis asume asja kallale. Kuna ma ise olen eelkõige praktikuurija ja minu suur vajadus on kasutada oma rikast parimust
ja ma ei ole nõus leppima nii vähesega, kui siin nüüd linnastunud ühiskonnas elades hetkel alles jäänud on ja sestap kõigepealt ma näitan ka ühte raamatut, mis on ka allikate hulgas, see on siis Eesti Rahvakalender, seda on siis mitmeid köited, minu käes on siin 4. köide, mis on siis eelkõige keskendunud jaanipäevale ja näete, raamat ei ole just väga paks, aga siiski, kui me nüüd mõtleme jaanipäevale, mida me tänapäeval seal teeme ja praktiliselt kogu see raamat on täis jaanipäeva kombestiku kirjeldust, mida tehti, miks tehti, kus tehti, kes tegid ja mida loodeti sellega saavutada, siis meil on kust õppust võtta. Nii et see niisugune sügavama ja tähenduslikuma tausta uurimine, vähemalt selle ühe tähtpäeva, mille te otsustate siis hakata tähistama siis pärimuslikumalt, et mis selle sisu on. Ja kui ma nüüd selle jaanipäeva teema siin juba ette võtsin ja selle raamatu siin juba käes on, siis ma lihtsalt isu äratamiseks võib juhtuda, minul on juhtunud nii päris mitu kursuslast, kes ütlevad, aga mul on kodus see raamat täitsa olemas, aga ma pole kordagi seda lahti teinud. Et siis, et ma ei räägiks niisama sõnu, siis ma võtan ette siit sisu korrast jaanipäeva, lihtsalt sissejuhatuseks loen ette, mida siit kõik võib saada. Nii nimetus ja tähendus, ajaarvestus, pühitsemine, nimepäev, teenijate püha, surnute püha, ohverdamine, külaskäigud, kaskede toomine, siis muidugi see kõige olulisem, mis ka tänapäeval meie jaoks väga tähtis on, jaanituli. Aga jaanituli ja selle all olevad tegevused on jaotunud veel omakorda. Tule tegemine, jaanitulele minek, mida teha jaanitule juures, kiikumine, pillimäng, tants, mängud ja teised ajaviited. Aga edasi tuleb, kuna tegemist on maarahvakalendriga, siis põllundusega seonduvad on lausa üksipulgi kultuurtaimi ja viljasid pidi. Põllundus, põllunõidus, nõidus tehti, et saavutada selliste tähtsate aedviljade kasvu nagu ja põlluviljade nagu rukis, nisu, tatar, kartul, lina, uba, kapsas, kaalikas, naeris, viljapuud. Ja nagu me teame, praegusel ajal päris palju inimesi on hakanud ka endal väikest põllupeenrakest tegema, sest on kindlam, kui sul omal ka midagi aias kasvab. Edasi aga ka heinategu ja karjandus. Karjanduse all on sellised jaotused. Karjane, kari ümber tule, hobune, lambad, sead. Siis osad rahvad elavad ju meil mere ääres. Meresõit, aga ka toitlustus, leib, sai, liha, kohupiimatoidud või munad, õlu. Järgmine alalõik, kodused tööd ja talitused, rõivastus, magamine, silmapesemine, suplemine, saunavihtade valmistamine, saunas käik, põranda pühkimine, põranda pesemine, kangaste pleegitamine, rõivaste tuulutamine. Siis loomadest, huvitav küll, aga siin on ära toodud üks siis jaanipäeva nii-öelda kõige tähtsam loom ja see on konn ja me ilmselt ka teame, miks just see konn on. Kui me mõtleme, kelle järgi me saame teada, kui puhas meie põld ja maa on. Lindudest on keskendutud 2 linnule, see on kägu ja lõoke, aga ka kalad ja putukad. Putukadele on ka oma alalõik, loomulikult jaaniuss, aga ka parmud ja teised söödikud, sipelgad. Nüüd puud, kask, toomingas, lepp, paju, sarapuu, taimedest maasikas, koirohi, loomulikult sõnajalg. Siis ilmastik, mille järgi ju vaadati, mida, kuidas ja millal, päike, koit ja eha, tähed, külm, kuiv, vihm, tuul, äik ja kaste. Ja siis jõuame nüüd siis selle ringkäiguga lõpupoole, inimsaatuse ennustamine, vallalised neiud eelkõige, aga ka rahanõidus. Et see on see eriline aeg, kust me võime leida ka need peidetud aarded just nimelt jaanilaupäeva öösel. Seega siis
vaatame veidike seda tähenduslikku tausta ja uurime nii põhjalikult, kui kättesaadavad materjalid lubavad. Muuseumisse minek praegu ei ole võimalik. Ja siis sellest materjalist valimegi sobivaid tegevusi, rituaale, muusikat, toitlustus ja kõike muud, miks mitte ka niisugused põllu- ja karjandusega seonduvaid tegevusi, et mis sobiks ka tänapäeval kasutusele võtta. Ja minu senine praktiline kogemus ja ka minu õpilased ja kursuslased on seda kinnitanud, et sobib ootamatult rohkem, kui me julgeme arvata. Ja mida me veel täna natukene vaatame, et milliseid tähtpäevi ja pühasid me tegelikult tähistame läbi aastasadade ja tuhandetegi ehk. Ja millised neist on leidnud ka oma väärilise koha näiteks Eesti Vabariigi tähtpäevade pühade kalendris 2020. aastal. Ja kuidas see maarahva nüüd eluolu, see kalender ja kalendriga seonduvad tegevused ja kogu see kombestik siis nüüd linna jõudis. Ja põhiliselt me ikkagi võime tänapäeval rääkida linnarahva kalendrist, sest enamik meist, kui just linnas ei ela, siis üsnagi linnastunud tingimustes. Ja kuidas siis toimetada? On jah asju, mida linnas teha ei saa, aga väga suur hulk on, mida saab linnas täpselt sama hästi teha kui maal. Siis tähtpäevade pühade puhul veel, kui nüüd seda pikka aastasadade jada vaadata, et kuidas see on muutunud ja mis on muutunud ja miks on muutunud, loomulikult me seda ei oska jälgida, sest kirjalikud teated on meil suhteliselt hilised ja samas jällegi, kuidas kohanduti uute oludega, kuidas tuli juurde pidevalt uut, nii mõndagi vana langes ära, aga huvitav on ikkagi see, et ka veel kristluseelsest ajast on nii mõnigi komme tegevus tänini mingil viisil veel teada ja toimimas. Ja siis muidugi see põhiküsimus, kas on siis midagi jäävat läbi nende muutuste ahela? Et on küll, sest me oleme ikka samasugused inimesed, sünnime, abiellume, elame koos, sureme, sünnitame lapsi, kasvatame neid, tahame elada hästi ja õnnelikult. Et see inimlik elu ja lõpuks ka see maa, kus me elame, on ju ikka sama. Kui me räägime nüüd majandusaasta, põhiliselt see maarahva kalender on loomulikult majandusaasta kalender. See läheb siis neid tegevusi pidi, mida siis meie eelkäijad, esivanemad siin tegid. Põlluharimine, karjakasvatus, merendus, metsandus ja kõiki neid väga pikka aegu jälgitud tulemeid siis kasutati, jäeti meelde, sest kirja meile ei pandud, see oli kõik suuline pärimus, kõik pidi teadma peast, mis, kus, mida ja miks. Ja kalender, see on sisuliselt meeles pea, et me ära ei unustaks, et võt nüüd me alustame seda tegevust või teist tegevust ja me pühendume, keskendume just nendele asjadele. Ja ehk siis ka see, et see töö ja puhkeaja niisugune reglementeeritud vaheldumine, et kui on kõva töö tegemine, nüüd hakkab see kõva töö tegemine, seda me siis tähistame mingil viisil, paneme tähele ja eriti, kui see töö nüüd, rasked tööd on lõppenud, siis kuidas me seda lõpetame, et järgmisel aastal uuesti alustada, sest väga suur rõhk meie kalendris on olnud niisugusel ennetustegevusel. See ei ole ennustamine ega tähtede pealt vaatamine, vaid see on siis looduse toimemehhanismi vaadates, et kuidas võib minna, kas järgmine aasta tuleb parem või kehvem. No igal juhul pidi vaimselt olema valmis selleks, et ikkagi ei pruugi tulla hea aasta ja et see ei üllataks meid. Siis veidike sellest kujunemisloost ei saa nagu mööda, et kui arvatavasti sellel maal on märgid juba ligi 10 000 aasta tagustest teadetest, esimestest asustustest, sellest kiviajast on juba siin elatud ja oldud ja arvatavasti siis umbes 6. sajandil enne Kristust kuni siis 1. sajandi juba Läänemere, Soome niisugune ühisasustus, need rahvad, kes siia jõudsid, meie eelkäijad. Ja siis on nendest aegadest muudkui minnes
edasi kuni tänapäevani välja, siis aastaring on ju mingil viisil toiminud ja päike ja kuu vaheldunud nagu muiste, üsna ühetaoliselt. Ja aastaringi päevade niisugune loomulik kujunemine koos loodusega, nii nagu sügisel loodus sureb, nii ka siis meie tähtpäevades on tähelepanu niisuguse vaoshoitumale ja enesesse sulgumisele rohkem ja kevadel jälle vastupidi, niisugune avanemine, taassünd ja selle üle rõõmustamine. Loodus ärkab ja meie ise ka, eriti siis, kui me rohkem looduskeskkonnas elasime, see käis rohkem kooskõlas, nii või naa. Ühel hetkel, teame oma ajalugu, maarahva kalender ja kristlus said kokku ja kristlik ideoloogia loomulikult soovis siin esikohal olla ja nii on kõikides maades seni olnud ja seda looduskalendrit, maarahva senist tegevust siis halvustada, kõrvale lükata, lõpetada need tegevused, aga loomulikult see ei õnnestunud, sest rahvas elas ikka omal moel ja viisil, aga muidugi kristluse mõju on olemas ja tänini võib öelda, et see kooskõla on kas paralleelism või on ka midagi selles kalendris kristlikke elemente ilmunud, aga selle põhjal, mis mina olen märganud, äärmiselt vähe. Ja et see Eestis Rooma katoliku kirik on ikka ka juba väga pikka aega ju kestnud ja sellest ka jälle seondub siis kristluse eri harud hiljem juurde tulnud üle 800 aasta, see on ikka juba ka väga pikk aeg. Ja meenutuseks veel, et siis meie muistsete kihelkondade asemel tulid siis kiriku kihelkonnad, mille keskel on ju kirik ja selle järgi said ka need nimetused, kirikute nimetused. Maarahva siis tähtpäevade ja pühade nimetuste muutmine nüüd kristlike pühakute järgi on siis eri aegadel ja pikkamööda kujunenud, nii et tänapäeval neid varasemaid nimetusi suuremal osal me maarahva kalendrist enam ei teagi. Kui me näiteks võtame selle sama jaanipäeva, et Jaan, eestipärane Jaan, on ju pühak Johannes, kristlik pühak Johannes, see nimetus siis pärineb kiriku kalendrist ja erinevatel rahvastel nimetatakse seda ka erinevalt, seda päeva, aga teinekord võib juhtuda ka nii, et nii mõnelgi rahval on ka see hiline kristlik nimetus saanud ka eelkristliku traditsiooni baasil niisuguse lisanime nagu Ivan Travnik näiteks vihjab sel päeval rohtaimede omistatud võlujõule, mis on meil täpselt samuti. Aga jaanipäeval meil sellist nimetust ei ole. Lätlastel on näiteks ka nimetatakse seda sama päeva veel ka rohupäevaks, Saaludiena, mis ka võib mõelda, et võib-olla ka meie jaanipäeva nimetus äkki oligi rohupäev. Me ei tea seda täpselt, üldse ei tea. Germaani rahvastel jällegi lihtsalt on see midsommer, ehk siis kesksuvepüha, mis ka võis olla, on ka loogiline, et kesksuve peame kesksuvepüha, me kõik teame, mida me peame. Eestlastel on aga, meil on analoogilise nimetusega siis jaanipäevale eelnev püha on suvistepüha, mille on ka siis paralleelnimetus, on ka päris mitmed, sealhulgas ka siis kristlik nelipühade nimetus. Nii et seos nendel maarahva kalendri tähtpäevadel ja pühadel ja kui me vaatame ka neid allikaid üles kirjutatud siis teadete järgi kokku pandud nii internetis kui ka siis raamatutes, siis me võime seda tõdeda. Aga loomulikult siis toimusid ja toimuvad ka tänini paralleelsed pühade pidamised, ehk siis rahvapäraselt ja siis kirikupäraselt. Nii et võivad ka olla topelttähistamised või ka siis ühed tähistavad ainult kristlikke, teised ainult siis neid rahvakalendri pärast pidamist. Siin üks näide, kus on siis tänaseks minu meelest sõbralikult põimunud loodus, maarahvakalender ja siis kristlik kalender on siis setode tähtpäevad pühad, mida tähistatakse
nii-öelda kolmainsusena, et iga tähtpäev, neid on Setomaal, mida peetakse ikka päris palju, ikka väga palju, koosneb 3 osast. Üks on siis, kõigepealt hommikul minnakse kirikusse ja seal on siis väga pidulik teenistus ja järgmine, kui see lõpeb ristikäiguga ümber kiriku, alles siis minnakse haudadele ja süüakse haudadel, nii mälestatakse oma siis esivanemaid ja see on väga pidulik niisugune püha söömaaeg ja seal siis kogunevad kõik sugulased kokku ja nii siis saadakse kokku ja kosutatakse ennast, sest juba kes kust on tulnud üle Eesti kokku, et ollakse ka, kõhud on tühjad ja saab juttu vesta ja alles 3. osa on siis, siin on nüüd ka munadepüha veel, see rahvapidu, mille juurde ka siis kuulub, ta ei pea olema selle kiigeplatsil, võib ka olla eraldi niisugune munaloom ka, näiteks munadepühal ajal on munade veretamine, vana Sigivus maagiline komme, mida veel 15 aastat tagasi näiteks Võmmorskis ma nägin, seda tegidki ainult mehed ja teised ikka põhiliselt vaatasid pealt, ka sellel pildil me näeme põhiliselt siin mehi. Aga tänapäeval on see nüüd läinud valdavalt juba naiste või laste kätte, aga võib-olla mõnel kohal veel ka mehed teevad seda. Nii et see väga vana munade veeretamiskomme võib küll ajas kristluseelsesse aega välja jõuda. Ja imekspandav on, et seda mehed siis üle Eesti kokku sõidavad oma munavõrkude ja kottidega ja hakkavad seal siis tundide viisi neid veeretama. Ja nüüd on siin nähagi nüüd teine pilt, see on teine, mis on juba palju hilisemast ajast, kus ongi siis lapsed munaveeretajad. Ja 3. osa siis igal tähtpäeval ja pühal on rahvapidu. Nii et kristlus ja siis maarahva kalender koos, aga samas paralleelsena veetakse meeles ka väga vanu kombeid ja tavasid. Tähtpäevade siis nimetuse sisu, nagu see oli juttu sellest jaanipäevast või kesksuvepühast või rohupühast, et oluline on ikka see, et kui me mingist pühast räägime, me teame, mis see on, näiteks riigipühad, Eesti Vabariigi aastapäev, iseseisvuspäev, me teame täpselt, mida me tähistame. Aga kui me nüüd vaatame kristlikke nimetusi või Kadri või Mardipäev, siis me need lihtsalt on toredad nimed, eestipärased juba, aga mis selle sügavam sisu või tähendus on, see on siis nende muutuste tõttu kaotsi läinud. Aga siiski on veel mõnigi tähtpäev ja püha, mis on säilitanud oma siis selle olemusliku tähenduse. Suvistepüha, nagu öeldud, aga ka Lõuna-Eestis talistepüha ehk jõulud, uusaasta, Lõuna-Eestis mõnes kohas ka tsirgupäev, karjalaskepäev, künnipäev, munadepüha, lihavõtted, ülestõusmispühad, mis on küll nüüd juba ka kristlik, aga me saame aru, mida seal tähistatakse, kevadpüha, hingede aeg, hingede päev, et nende tähtpäevade puhul on selge, mida me tähistame. Nüüd ka eelnevalt oli viide siis Eesti Vabariigi meie riigipühade nimestikule, kui teada on, et kui riigis muutub võim, siis muutub kohe ka tähtpäevade kalender, aga praegu on meil selline tore nimestik. Ja need pruuniga tehtavad kirjutatud pühad on siis traditsioonilised ja kui me vaatame nende 12 riigipüha hulgas, siis on siin 1. jaanuar, uusaasta, siis suur reede, munadepüha, kevadpüha, nelipüha, jaanipäev, jõululaup, üldse jõulud või siis need talistepühad, need on ju need väga vanad traditsioonilised, mis on siis kestnud ikka aastasadu ja enamgi veel siin maal. Ja tähtpäevade hulgas on natuke vähem neid traditsioonilisi 3 kuningapäev hilisema nimetusega ja ka siis hingedepäev ja hingede aeg. Aga loomulikult peale seda on siis igaühe kalendris seal ju ka paljudki teised juba nimetatud Kadri ja Mardipäev ja Jüripäev ja Paastu-Maarja päev ja muudki, mida siiski ühel või teisel viisil vähemalt meeles peetakse, mõnel puhul taastähistamisega või ka järjepannu tähistatakse. Siis pööripäevad.
et uuel nüüd ajal ehk siis taasiseseisvunud Eestis muutusid populaarseks just pööripäevade tähistamine, et siis on väga selge, mida me tähistame. Kevadest saab suvi ja suvest sügis ja sügisest talv ja nii edasi. Ja just selle siis nii-öelda mõttelise hetke tabamine, selle tähistamine, mis ei ole küll traditsiooniline olnud, et seal mingite tegevustega on tähistatud, aga kui rahvas otsustab, et see on tal oluline ja seda hakatakse tegema, siis miks mitte. Nii et siis sügisene pööripäev ehk siis sügisene võrdpäevsus, talvine pööripäev ehk talvine päikeseseisak, kevadine pööripäev ehk kevadine võrdpäevsus ja siis suvine pööripäev ehk suvine päikeseseisak. Nii et see suvine ja talvine on siis need kõige suuremate pühade ajad meil on mida pühitseda ja tähistada. Kalendrikuude nimetused on ka jällegi, et tegelikult me teame traditsioonis ja küllap teie kodudeski isad või vanaisad, vanaemad või te olete kuulnud või teate või isegi kasutate peale praeguses kalendris levinud nimetuste nagu jaanuar, veebruar ja nii edasi ka tähenduslikud nimetused, mis olid kasutusel varasemas ajas. Jaanuar, vahtsaastakuu, veebruar, küünla, soesõidu, susi, eks hundi. Hunt, soesõidu, vastla, lihaeitekuu. Märtsis, no mida me tähele paneme? Paastukuu, kevadkuu, linnukuu, kassikuu. Kassid ju hakkavad siis ringi käima ja teisedki loomad. Aprill, sulapori, vete, mahla, jürikuu. Mai, lehe, õie, suviste püha ja külvikuu. Juuni, suve, piimakuu ja juuli, heinakuu. Et on selge, et me räägime heinakuust, me teame, mis me seal teeme. Et mis tähendus just see, mis on kõige olulisemad asjad selles kuus. Ja teine pool aastas siis august, lõikus, vilja, rukkikülvi ja mädakuu. Teame ju, et augustis, kui haav on, siis on see kõige ohtlikum aeg ja nii edasi. September, sügise, kanarpiku, lehemineku, mihklikuu, oktoober, viina, halla, vihma, leheminekukuu, november, talve, hinge, halla, külma, mardikuu. Detsember, aga siis jõulu, talsipüha, talvekuu. Et ka siis meeldetuletuseks need nimetused. Oluline on just see tähenduslikkus ja arusaamine, mida ja miks me teeme. Nädalapäevadest ju ka me teame, et eks see nädala pikkuski on ajas muutunud, aga teadetest võib siis täheldada, et positiivse mainega on läbi aegade siis nelja- ja laupäev ja niisugused, ei tahaks nüüd tänapäeval negatiivset asja kellelegi ega millelegi külge panna, aga esmaspäev ja reede on siis niisugused raskemad päevad olnud. Ja halva mainega on siis paaritud päevad, esmas, kolmapäev ja reede ja hea mainega siis paarispäevad. Et kaks paar on ikka parem kui üks. Ja sellest lähtuti ka siis olulistest tegevustest, mida ette võeti. Kõike seda ju teati ja sellega arvestati. Ja siin on Põlvast üles kirjutatud üks vahva siis nädalapäevade niisugune nimestik. Esmaspäev ekslik, teisipäev tõstlik, kolmapäev kosu, neljapäev nõiduslik, reede risune, poolpäev ehk laupäev poolik, pühapäev pühalik. Miks ka mitte? Siis üks asi, mida nüüd veel tähele panna, süvenedes meie esivanemate kalendrisse, on siis need 4 olulist elementi. Maa, vesi, õhk ja tuli. Kõik tuntud põhilised elemendid, mida kasutatakse ühes või teises rituaalis või tegevuses ja mis on meie eluga siin planeedil Maa väga oluliselt seotud. Ja kuidas siis meie kalendris, mida, kui palju ja kus ja miks, ka võib-olla see miks on alati tuleb ise tõlgendada, sest et lugedes neid teateid ei saa midagi üks ühele võtta, vaid seda tuleb tõlgendada, kohati on see mõistukõne, sa pead ise välja lugema väga palju seoseid ja selle tolle aja siis võib-olla ka inimeste maailmavaatelisi aluseid ja arusaami
saamu elust ja olust. Näiteks ka siis päikesetõusu jälgimine kevadpühadel on kõikidele omane, et tuleb tõusta ikka enne päikesetõusu ja mis head see siis kaasa võiks tuua. Siis väga paljudel pühadel, nii suvistel, aga ka talvistel, kevadistel on see tule tegemine meil ja kiikumine. Et põhimõtteliselt kõik on olemas ja taimedega seondub ka. No tuli loomulikult meil seostub küll jaanipäevaga, aga mitte ainult. Ja tänapäeval loomulikult me mõtleme, et tuli on puhastava toimega, ta ei puhasta, ei põleta ära ainult igasuguseid viiruseid ja ebasoovitavaid esemeid, vaid ka tule ääres olemine puhastab meie mõtted ja meie sisemist olemist. Aga tegelikult jah, tulel ja suitsul, eriti suitsul on ka puhastav toime, sellega ju puhastate ruume, saadi lahti siis ka haigustest. Ja kokkupuude niisuguse elavaga, nagu on tuli, päris tuli, et elektrituli on ikka hoopis teine, et see me teame kõik, mida see annab, niisugust elujõudu ja vaimu virkust ja ärksust. Ja kui jaanipäeval tavaliselt me kujutame ette, et põhiliselt on niisugune meelelahutuslik tuli, suur tuli, mille ümber tantsiti, lauldi, mängiti ja tehakse seda ka tänapäeval, siis teine tuli oli niisugune maagiline tuli, kus siis toimetati salajasi asju, et perekari ja ka näiteks lapsed oleksid terved. Ja siin üks väike näide Mulgimaalt. Jaanilaupäeva õhtul tehti suur tuli ja aeti elajad ja lambad 3 korda ümber tule, Jaani heinu ees kandes, mille järel heinad loomadele ette anti. Nii et perenaine läheb eesheintega, loomad tema järel. Pärast seda käis perenaine söögiga ees, pere ja lapsed järel 3 korda ümber tule. Siis pani söögi maha, võttis söögi juures salaja ohvrikivi jaoks. Viis ohvrikivile ja ütles, maa ema, sa andsid mulle, nüüd toon ma sulle, võta vastu, mis ma su käest saanud olen. See on väga sügav ja väga mitmekesine kirjeldus ja see on nüüd siin küll paari lausesse sisse pandud, aga kui te seda loete ja mõtlete selle peale, mis seal tegelikult toimus ja nii see toimus igal jaanipäeval, seda tehti ja mida see tähendas ja miks seda tehti ja kuidas me seda mõistame tänapäeval. Aga siin ma võin öelda, et Mulgimaal ma olen kohanud tõesti jälle taas 15-20 aastat tagasi, ei mäletagi millal, ühes talus, kus siis vanapoisist peremees käis ohvrikivi juures täpselt samuti nagu muiste ja igast oma viljarõikusest, kartulisaagist ja nii edasi esimese viis ta nimelt sinna ohvrikivile. Seda me nägime ise. Oli selline võimalus. Et ütleme, et me oleme loodus- ja metsarahvas ja eks meil siin sisemuses see tunnetus on tänini mingil viisil alles ja see on väga tore ja see tõesti annab jõudu ja niisugust täiuse ja vajadust täiuse järele. Ja see taimede maagiline mõju, miks me neid mõõdutuppa tassime ja lilli kasvatame toas ja oma ka kodu lähedal ja pühade ajal ka kaunistame oma ruume, varem siis oma nendel maarahvakalendris, tänapäeval siis ka ju koolide lõpuaktustel ja ka pulmades võib-olla veel tänapäeval kohati kuskil tehakse, aga see on väga uhke. See haljaste kaskede koju toomine siis nii suviste pühadeks kui jaanipäevaks, see on ikka, viitab sellele väga muistsele kesksuve vastuvõtmisele. Ja nii palju, kui mina olen küsin ka teie käest, kas teie toote kaski koju, kas te olete toonud ja või mäletate, et teie lapsepõlves toodi või toote vähemalt oksi, siis enamik senise kogemuse järgi on seda teinud, vähemalt teavad seda. Mõni üksik pole kuulnudki, et sellist asja tehakse üleüldse. Aga selle haljas oks, looduse niisugune ilu ja harmoonia tippsaavutus, et seda ka ohvriannina on kasutatud jaanipäevade puhul. Muhumaal isegi on aegu olnud, kus siis elava kase ümber tehakse kadakatest tuli ja siis on see niisugune
ka ei tahaks me kedagi ohverdada ega midagi ohverdada, aga võrreldes loomade ja kunagiste inimeste ohverdamistega on see siiski ehk andeksantavam. Et võib jaanitule tippu ja väikse oksakese, juba piisab ka sellest, et on see ohvriand tulele antud. Aga ka selle looduse täiusega ennast ehtida, eriti jaanipäeval ja suvistel pühadel, eriti vallalised neiud on, kuigi tänapäeval ka teised teevad pärgi, sest oleme pahendlikumad oma traditsioonis, et see on ikka väga uhke ja väga ilus, nii et pärgade punumise õpetus tuleb sisse viia õpitoad, kui seda enam ei oska teha. Aga et selle looduse jõu ja iluga kaunistati ka väga tähtsaid loomi ja lehmad, kes hakkasid just piima andma ja kellest sõltus ju väga palju peres ja eks praegu ka me kõik joome ju piima, kas just kõik, aga ikka suurem osa meist. Ja loomadele ka samuti kaunistati ka siis loomi, see tuleb siis hea karja on ja loom on nii ilus ja kaunis ka selle pärjaga. Aga siis jaanikaste näiteks ka veel see, et mitte ainult taimed ja lilled, vaid ka see kaste, mis on siis pühade öösel maha tulnud, sellega enese pesemine, kas ainult näo või siis ka terve keha ja selle jaanikaste kogumine tervise ja ilu protseduurideks on ju väga vana tava ja seda võib vabalt tänapäeval ka teha. Siis looduse osakesega üksteise niimoodi katsumine, puudutamine, vitsutamine. Sauna me teame kõik ja saun ilma vihata enam ütleb, et ei kõlba kuskile, kuigi pooled saunad juba tänapäeval seda on. Aga niisugust looduse puudutust on väga mitmetel tähtpäevadel, pühadel, seda siis pange tähele, kui te oma tähtpäeva olete valinud, kas te sealt leiate mingi sellise kombe ja millise puuoks see siis parasjagu on. Kevadistel tähtpäevadel, urbepäeval me teame, et on ju lausa urbimine pajuurbadega ja see on väga levinud olnud ja mõned isegi tänapäeval veel teavad seda ja mõnel on ka siis vanaema seda kodus teinud, kui on õnn olla lapselastega ühes kodus elada. Nii et urbepäeval, aga ka siis suviste pühal ja isegi jaanipäeval on see jaanikimp siis, mida 7 või veelgi parem 9 siis erinevast taimest kokku pandud kimp, millega siis puudutada ja urpida üksteist. Nii et, aga ka sügistalvistel tähtpäevadel nagu mardi- ja kadripäeval, siis mardipäeval teatavasti lehtpuuoksaga ja kadripäeval siis okaspuuoksakesega puudutada ja soovida tervist ja nooruslikkust. Siis läänepoolsest Eestist ja Saaremaalt on teateid ka maagilisest kasevitstega peksmisest ehk hanede andmisest, kusjuures siis hane imiteerijaid magajaid virkaks peksis just munade pühadel, mis meil äsja olid. Et võib-olla aga keegi teab seda, aga miks mitte neid asju teha. Ja see peksmine muidugi ei tähenda mingit valusat peksmist, vaid ikka selle looduse puudutus. Ja kes on selle looduse puudutuse vitsaga saanud, see teab, et see on tegelikult mingi väga eriline tunne nii sellele, kes puudutab sind oksaga, kui sellele, keda puudutatakse. See on niisugune omapärane, loodus on vahendaja selle 2 inimese puhul, üks on siis selle riituse läbiviija ja teine on siis ootab, et puutu mind ka, ma tahan ka olla terve ja nooruslik. Ja siin urbepäevast on näide natuke lähemalt, et kuidas seda siis tehakse. Nii-öelda, kes hiljem jäävad magama, neid õnnestub, ühed peavad siis ju varem üles tõusma. Ja jällegi soovitatavalt enne päikesetõusu, nagu juttu oli. Ja loomulikult ka siis kõik loomad võib läbi urbida, on ka lemmikloomad, keda meil tänapäeval on oluliselt rohkem kui kariloomi. Ja vitsutajateks, kes varem ärkavad, tavaliselt need ongi ema, isa, aga võib isegi juhtuda, et naaber hiilib sisse ja teeb seda, kui terve pere eesotsas isa emaga magavad. Aga ka päeva jooksul siis tüdrukuid poisse ja poisid tüdrukuid, need, kes neile meeldivad, kui niisugune külakogukond. Ja mida suurema turvad oli urbijal, seda parem ja see ka nii vaasis kui ka siis vitsutades, et see on ikka ilus suur viljasaak ja sellest me oleme huvitatud ka tänapäeval. No siin on ka 2 pilti nüüd jaanipäeva vitsutamisest ja kadripäeva vitsutamisest Kurla külas ja Kuhjaveres. Ja siin on siis näha
inimesed on väga, ja see naine, kes paremal pool pildi peal, see vanem naine on Kadripäeva vitsutaja, ütles, et seda õnne ja rõõmu, ta elas üksinda talus metsa sees ja me autoga läksime tema juurde. Et saan veel enne surma Kadrisid näha. Ja sai ja väikse siis vitsutuse ka. Siis loodusega seotud loomulikult meie kirik on ju mets ja hiied, pühad puud, pühad kohad, kus käiakse ja on käidud oma rõõmude ja muredega ja tänu siis eesotsas Ahto Kaasiku ja teiste siis hiite hoidjate, kaitsjate ja seal tegevuste nüüd taas alustajatena, tänu nendele me teame ka neid rohkem ja on ka väljaandeid piisavalt juba tänapäeval ja on kaardid olemas, kus need hiied on ja kuidas seal käituda, mida seal võib teha ja kuidas seal olla. Nii et see on veel suur avastamata maa meie linnarahvale, et maarahva kalendrit ka paremini mõista. Aga see kõik on võimalik, kui me seda soovime. Ja esivanemate kultus, eks siis väga tähtis on meeles pidada neid, kes olid enne meid. Ja et see on see hingede austamine, see palumine selleks, et meil läheks hästi, me pöördumegi nende poole. Enne oli jutt Setomaal, haudade peal igal tähtpäeval sõltumata ilmast, ükskõik mis alla tuleb, ikkagi midagi seal laua peal tehakse. Ja see on küll mujal Eestis kadunud, ilmselt seoses rohkem siis reformatsiooni ajaga ja ehk luterlusega, aga olid ajad, kus, ja see on ka loomulik, et on kõikidel rahvastel ilmselt võib arvata, aga ka muud eestlased käisid haua peal ja sõid. Ja Võromaal on ka neid inimesi, kes seda veel teevad tänini. Ja see usk, et pärast surma jätkab inimese hing ka hauataguses maailmas oma elu ja ta võib tulla meile külla ja selleks on ka siis meil ju kindel aeg, see hingede aeg, päris pikk, kus me neid ootame koju. Tänini küll on see lühenenud enamikel 1 päevale, mis on siis hingede päev, aga just Setomaal on, nagu juba öeldud, absoluutselt igal tähtpäeval minnakse ka esivanemate juurde hauale. Nii et niisugune, et kui on elavatel pidu või mingi oluline ülemineku aeg, siis meetakse meeles ka tänu, kellele me siin elame ja oleme. Ja selleks me tänapäeval ilmselt ka juba teame, kuidas me neid esivanemaid peale selle, et me koos sööme ja midagi jätame ka hauale ja katame neile laua, kütame sauna ja peame neid meeles, paneme tuled põlema ja niisugused rikkalikke tuledega surnuaedu, nagu nüüd just taasiseseisvumise ajal järjest rohkem läks, nii et tegelikult hingede ajast kuni praktiliselt 3 kuningapäevani välja ikka surnuaedades leidus neid tuli ja mõnedel aegadel lausa olid seal siis tulede niisugused galeriid, see on väga võimas. Nii et nii või naa, siis esivanemate mäletamine kuulub iga tähtpäeva püha juurde. Üks oluline asi veel, mis on kõikidel rahvastel ja meil täpselt samuti, on teatud tähtpäevad pühad, kus me viskame kõrvale kõik oma identiteedid, kes me oleme, mees või naine, inimene, siis selle rahvuse esindaja ja nii edasi ja hakkame kellekski teiseks, aga see on ajutine identiteedi vahetus ja küllap see on niisugune teraapiline, tervistav ja eri aegadel seda võisid teha erinevad inimesed, aga tänapäeval me põhiliselt teame Kadri ja Mardi sante tänu lastele ehk nende vanematele ja nende õpetajatel, kes on neid õpetanud, kuigi see varem oli täiskasvanute tegevus. Ja tänapäeval siiski ka leidub juba ja ehk siis taas ka täiskasvanud võtavad selle asja enda kanda, et milleks teha siis võõra pärast mingit maskipidu, kui on olemas enda traditsioonis väga võimsa tähenduse ja taustaga identiteedivahetus, maskeerimine, mis annab ka võimalusi naabritel külas käia ja ka isegi heategevust teha, nii et andmise ja võtmise rõõm ja samuti jällegi see tervistamine, õnne toomine. Ja eks siis ka hingesandid näiteks on olemas olnud just Viljandimaal, kus ka siis hingede päeval niisugused valgete linade all siis tegelased ringi käisid ja ulusid või laulsid ka lõbusaid laule ja nõrusid ka siis ande ja neile loomulikult tuli anda ja ikka enda õnneks.
Siin on nüüd siis Viljandi Akadeemia üliõpilased, kelle siis üks valida on ühest maskeraaditamisest osavõtmine siis üle-eelmisel aastal, Kadrid ja Mardid. Ja millise mõnu ja rõõmuga seda tehakse, kõigil on see kogemus taasavastatud, mõnel juhul mõni on ka tähistanud läbi aegade, aga enamik ikkagi viimane käimine oli lapsepõlves ja nüüd ikkagi täiskasvanuna ette võtta on hoopis teine tasand, tasub proovida. Jõuluajal on eriti palju neid võimalusi, kelleks maskeeruda, et jõuluvana on meil siin number 1, aga varasemas traditsioonis siis jõuluvanade eelkäijad, haned, kured, karud, hundid, sokud ja nääridel siis sokk eelkõige, aga 3 kuningapäeval karu ja 3 kuningat, karu on ilmselt vanem tegelane, mis on siis, võib vihjata ka kunagisele meie esivanemate tootemloomale. Ja nende kehastamine. Ja õnneks Saaremaal veel on neid külasid, kus uusaastal nii-öelda sokutamine, sokuks hakkamine, külad, ägedad mehed, ka noormehed võetakse ja mõned poisikesed ka kaasa, kes käivad siis seda sokutamisse, sokuasja tegemas, ehk siis just nende teha on see, et õnn tuleks majja igas peres, nemad peavad olema esimesed, kes soovivad head uut aastat ja ka selle uue aastanumbri uksele kirjutavad ja kõik muud tegevused. Nii et loodetavasti see tegevus seal ikkagi jätkub, ei sure välja. Siis ka, aga mis on nagu ootamatu, meil äsja oli suur pühade nädal, et Lääne-Eestis ja saarte erijooneks on olnud ka siis suurel neljapäeval looma- ja linnukujulised maskeeritud tegelased, kes käisid pühade ajal õnne soovimas, tervist toomas. Näiteks hani. No sellest vitstega peksmisest oli juba eelnevalt juttu, aga et kujutage ette, et siis tuleb hani ja kõike seda teeb. Ja temale võib anda siis ka head ja paremat kraami. Siis see suhtlemine loodusega, kust ikka kogu siit planeedilt maa, ikkagi loodused kõik, mis meil siin on, kasutada, sealt me oleme kõik selle saanud ja oma mõistuse ja äranägemise järgi loonud, siis ka püüdi siis igati loodust ka tähele panna ja teda tänada ning teda ka heas mõttes ära kasutada, näiteks suurel neljapäeval ja ka mõnel teisel kevadisel pühal viljasaagi, eriti õunte suurendamiseks kaeti viljapuud siis kas valge või punase riidega, isegi pruudiriiete ja ehetega. Ja sest õunu, kes ei tahaks, õuntest saab igasuguseid asju ju teha ja neid tarbida ja peale selle on ka väga ilusad. Nii et ka looduse poole siis oma inimlike siis vahenditega pöörduti. Et see oli nüüd niisugune sisseotav osa mõningatest väikestest vihjetest, mida siis nüüd vaadates kas internetiallikat või siis otsida oma kodusest raamatukogust mõni rahvakalendri raamat välja ja sulle meeldib tähtpäev või püha, hakata seda uurima või ka rohkemaid, siis eks neid niisuguseid olulisi asju, mida tähele panna ja mis ühendavad väga paljusid meie aastaringi vanu tähtpäevi pühi, on mitmeid, aga võib-olla need kõige tähtsamad sai välja toodud. Ja nüüd mõned näited küll väga lühidalt, sest tõesti, nagu ma juba seda pika joru jaanipäeva lugesin, iga tähtpäev püha sisaldab kus rohkem, kus vähem, aga teatud suurte pühadel on ikka väga võimas ja väga rikkalik kombestik ja siis on nii hirmus kahju, et miks minul ja praegu ei ole nagu midagi, miks ma ei oska midagi teha ja ei tea midagi teha. Ma tahan ka nüüd ja praegu, sest ma elan nüüd ja praegu. Ja ma võtan kasutusele oma tunnetuse järgi need kombed ja tavad, mis sobivad mulle, minu perele, minu kogukonnal, kus ma just nüüd elan ja olen. Ja nii palju, kui me oleme seda ka teinud oma kogukonnas ja perekonnas ja ka siis üliõpilaskonnaga, et on ootamatult hästi see sobinud. Ja see võimaluste väli on väga lai, tuleb julgeda, sest me oleme ikkagi selle rahva esindajad ja kui me tunneme ära, püüame aru saada ja tegelikult kui me loeme, siis me ei pruugi aru saada. Aga kui me juba seda teeme, seda tähtpäeva tähistame, just nimelt, näiteks nüüd tuleb jüripäev ja me otsime sealt teatud tegevused ja püüame teha siis sellel ajal nii, nagu me aru saame, siis uskuge mind selle vähese teadmisega, et te saate seda tehes
väga palju suurema teadmise, oskuse ja niisugune pärimuslik mälu võib hakata tööle ja te teete asju, mida ei ole kuskil kirjas, aga ongi tehtud enne ka ja te lihtsalt tajute, et nüüd on õige aeg just täpselt nii teha või seda öelda. Ja laulda, muidugi laulma peab, laulmine on väga oluline. Iga inimese põhiseaduslik õigus ja iga mees peaks pilli mängima. Ei ole vaja mingit showmani ega pillimist kutsuda, vaid oma iseenda tähtpäevade pühade pidamiseks ikka ise. Ja need mõned lõppedes teises osas siis on mõned vihjed mõnedele tähtpäevadele pühadel, jällegi oma vaatlused, siis rahvakalendri siis lugemised nii palju, kui olen pihta osanud saada ja ka siis tuginedes üliõpilaste, kursuslaste, kolleegide ja ajakirjanduses ilmuvale materjalile ja tänapäeval on päris ju lihtne tihtipeale kätte saada midagigi, näiteks kuidas nüüd ja praegu tähistati munadepühi või paastumarjapäeva või nüüd tuleb jüripäeva. Juba on üleskutsed, et teeme Jüri tuld märgutulena igal pool. Et esimesena praegu pakun 3 kuningapäeva. See on 6. jaanuar. Ja see on üks põnev päev, oma muundunud, uuenenud, taas vanu kasutanud päev, vanu traditsioone kasutanud päev, mis ju lõpetab suure pühade, taliste pühade jõulude aja. Ja kus on ka erinevaid tasandeid, erinevatel aegadel lisandunud ja loomulikult kõikides Eesti paikkondades, kihelkondades, maakondades ei ole see ühtemoodi levinud. Ühel pool veidi ühtemoodi, teisel pool hoopis teistmoodi või isegi vastupidiselt võib olla, see on täitsa loomulik. Aga üldiselt ikka niisugused üldeestilised jooned, millest me alguses ka rääkisime, on sarnased ja mitte ainult üldeestilised, vaid ka soome-ugrilised ja ka euroopalised ja lähtudes ka sellest kliimavöötmest, kus me elame. 3 kuningapäev siis paljudes maades ka tänapäeval siis rongkäikudena käivad siis ringi 3 kuningat, kroonid peas, kes siis imiteerivad, taaselustavad seda olulist aega, kui siis mindi 3 kuningat läksid ju noort Jeesus Kristust kummardama ja tervitama. Ja selle meelespidamine, selle kristliku siis sündmuse meelespidamiseks. See mingil viisil ka linnakultuuri kaudu ja teatud paikkondades on jõudnud ka Eestisse, aga mitte üle Eesti, see 3 kuninga mängimine. Siis uuematest traditsioonidest on siis jõulukuuskede kogumine ja põletamine, mis on päris uus traditsioon, sest et varem ühine põletamine, varem need üldse kuuskedegi koju toomine on suhteliselt hiline traditsioon, siis loomulikult ka nende väljaviimine, kuskil üle 100 aasta siia sinna, nüüd juba tänapäeval juba isegi rohkem, 150, 100, kuidas ta kuskile jõudis, nende pidulike kujunduselementide kõrvale, mis olid varem Eesti talutares. Kuuske, aga siis, kui jällegi linnas elades ei ole võimalik põletada ja prügikasti kõrvale viimine, on ju üsna niisugune troostitu, kurb vaadata seda püha jõulukuuske seal vedelemas ja keegi geniaalne või oli neid mitu inimest paralleelselt ja mitte väga palju aastaid tagasi, võib-olla 20 aastat tagasi, kes seda täpselt teab, otsustasid, teeme koos selle kuuskede põletamise, toome kõik kokku, teeme suure peo ja niisugune väga sobilik traditsioon. Ja mis veel sellele seondus, nüüd vaatame seda varasemat, seda 3 Idamaa tarka, kes siis tulid kummardama Jeesus lapsukest, siis need 3 kuningapäev siis maailmas tõesti nende rongkäikudega, üks kuningatest kindlasti peab olema siis mustanahaline. Aga nüüd huvitav asi, seda märkasin ma 2015. aastal esimest korda, et kui see kuuskede ühine põletamise traditsioon juba tekkis, siis ja juba tutvuti ka selle oma kalendriga ja leiti sealt see 3 kuningat ka ülesse, kes siis ringi käisid ja peredes ja mitte sellel eesmärgil, mis nüüd siin pildil on, koos 3 kuningat on need, kes siis põletavadki, nemad on need, kes süütavad need kuused. Et näete, kuidas erinevad traditsioonid eri ajastutelt on siis kokku saanud
väga mõnusalt ja tegelikult väga sobivalt, see on suurepärane. Ja no miks mitte, siin on ka nüüd kuningannad hoopiski need, et vaevalt nad seda isiklikult nii väga kristlusega seonduvad, aga nad kasutavad siis erinevaid tasandeid, et rikastada oma selle kuuse väljaviimise pühasid. Ja siin on siis talus, kus on siis kuusepuu on nüüd juba laasitud, mida võetakse kasutusele ja siis põletatakse, võib-olla juuakse, võib-olla teiegi teete seda midagi koos. Ja siin on ka mõned pildid eelmise aasta ühisest põletamisest. Ja kolmekuningapäeva siis niisugune tervistav suplus, mis on ju õigeusklikele olnud omane, siin me näeme nüüd üllatus ka Hargujärves, aga ka Tšehhis ja need siis esimesed ujujad või siis ka ainukesed nii-öelda ohvriujujad on siis kuningakroonidega 3 meest, kes tänu sellele kõigile toovad selle olulise jõu ja tervise. Aga siin on ka üks vahva pilt Lasnamäelt, kus siis mina tõlgendan seda nii, et siis kuuskedest, kokku toodud kuuskedest tehti siis siin Kalevipoeg ja Vanapagan. Mina näeksin nendel piltidel ja need tuleinstallatsioonid, niisugused põnevad skulptuurid, mida siis kuuskedest tehakse ja siis sellel päeval siis põlema pannakse. Väga vahva. Nüüd teine näide aga, nagu öeldud eelnevalt, pööripäevadel mingit pidustusi ei peetud, vaid järgiti põhiliselt loodust. Aga kuna see on populaarseks saanud, siis ikka siin ja seal inimesed kogukonniti teevad, eks nad ise teavad, mida nad seal teevad ja eks nad võiksid ka seal pärimuslikke kombestiku kevadpühade omasid kasutusele võtta, lihtsalt soovitus. Aga vahva niisugune uus algatus või uus komme, ma ei tea, kas see sel aastal ka oli, ei ole veel jälginud, Jõgeval. Et pööripäeval peeti siis lahingut, et see nii-öelda talv kevadega või siis lihtsalt suur, nii nagu loomakari lastakse välja kevadel, et on suur rõõm ja hõiskamine ja kargamine ja marutamine ja nii on ka siis seal Jõgeval siis tullakse kokku keskväljakule, no sel aastal ei saanudki tulla ju, meil oli ju see viiruse aeg ja paidad kaasas kõik loobivad patju, no väga vahva, miks ka mitte. Oska selle kohta ühtegi paha asja öelda. Aga Ene Kaas Võrumaalt, kes on ka siis pööripäeva usku, kirjutas Facebookis, et mida siis võiks selle pööripäeval teha. Ärka koos päikesega, kaunista oma kodu, tee suur puhastust, mine kindlasti õue, süüta kollased ja oranžid küünlad, päikese värvi, mis tähitavad päikese energiat ja jõudu ning võitu pimeduse üle, see tasub tähistamist. Ennusta tulevast ilma. Usutakse, et kust kandist puhub tuul pööripäeval, sealt puhub ta terve kevade. Samuti tähendab külmast või kõvast kaarest puhuv tuul külma kevadet või vilusuve. Soojast või vesikaarest puhuv tuul, aga sooja. Pööripäevale eelnevad sajud tähendavad kehva põllusaaki, pööripäeva järgsed sajud, seevastu head saaki. Ja 7. nii-öelda käsk, soovitus. Tee rituaale, mis on seotud uute alguste, viljakuse, muutuste ja arengutega. Väga hästi sobib ka tänulikkuse rituaal. Ja jälle, selleks, et mõelda, mida teha, võtta kätte Eesti Rahvakalender või vaata internetist. Ei ole vaja midagi välja mõelda, midagi paremat kui meie esivanemad, midagi võimsamat ja midagi ka uskumatumat, et kuidas nii argised inimesed selliste asjadega tegelesid. Ei ole teil võimalik välja mõelda, uskuge mind. Võtke Rahvakalendri raamat. Lugege, ma loen seda iga aasta avastan midagi uut. Kas või selle päikesega poole tagasi see päike hakkab paistma. Et üks jaanipäeva uskumus teade on see, et tuld tehti sellepärast, et anda päikesele jõudu juurde. Et me võtsime nagu ka selle, me otsustasime, et ka meist oleneb midagi, kuidas see elu sünnib ja kuidas elab meie planeet Maa. Me teame, et tegelikult olenebki. Et ei ole nii, et me ootame, et keegi riik või valitsus või sotsiaaltöötaja või isa või ema või vanaema, nemad teavad. Meie ei tea midagi ja meist ei sõltu mitte midagi. Aga meie Maarahvakalender on täis ikka seda veendumist. Ma ise tean ka, ma aitan kaasa ja minust oleneb ka, ma võtan selle vastutuse enda peale. Ja annan ka oma panuse, vähemalt ma olen midagi teinud, ei istu käed ripakil. Et see on väga tegevuslik, on meie Maarahvakalender. Ei ole ainult istumine, söömine, joomine ja siis oled nagu väsinud ja midagi ei olegi. Oled rahul olematu ka, sest pole saanud ise midagi teha, ise osaleda.
nende lauludes eestvõtjana või järellauljana või järeltegijana, aga vähemalt koos on tehtud, vähemalt oma muna sa saad panna või koksida või kinkida. Siis Paastu marjapäev, mida me teame põhiliselt pühana, eelkõige naised, et joome punast midagi, siis oleme terved ja ilusad, kuni järgmise marjapäevani. Tervise ja iluga tegelemine on tegelikult väga-väga tähtis ja selge see on, et tegelikult see keemiline kosmeetika, ega see on ikka ainult puhtväline ja ühekordne, kohe tuleb nii-öelda ühekordne. Ja aga me tahaks ikka, mis jääkski, nagu pea kogu aeg ära pesed, siis on läinud. Et ikka jääkski pikemaks ajaks kui ühekordselt. Ja Enoch Haamer, folklorist, teoloog, eelkõige teoloog loomulikult, tema magistritöö järgi ta väidab, et see 25. märts, nii-öelda kevad on saabunud, et see võis ka olla eestlaste kõige suurem püha, maa ema püha. Ja maajõu kehastuseks ja taeva valitseja, siis see Neitsi Maarja vastandiks paariliseks oligi siis maa ema. Sünnituslauludes, mis kuulub nagu naine kui sünnitaja ülim loovtegevus, on küll see koht, kus olid appi võetud ka kristlikud tegevlased ja sellist põimumist on mujalgi meie pärimuses, et appi kutsuti nii-öelda oma maised loodusjumalad kui ka kristlikud Neitsi Maarja ja Jeesus, et aidata lapsi ilmale tuua ja mitte surmavalda minna. Siis me hakkasime seda tähistama Viljandi üliõpilastega nüüd juba siis 23 aastat tagasi ja otsisime just nimelt rahvakalendrist Paastu marjapäeva alt neid üleskirjutusi, mida võiks siis teha, mis järjekorras, kuidas, kus ja vaatasime juurde ka teistelt kevadpühade kombestikust ja saime kokku siis erinevaid asju. Näiteks, et hommikul silmadepesu, päiksetõusul laulmine, palved, ohverdamine, rituaalne hommikusöök, esiemade nimetamine, meenutamine ja paljud muudki. Ja eelkõige naiste oma asja ajamine ja naiste pühad kõikidel rahvastel on loomulikult väga-väga vana algupära ja vihjed ja arusaamisi, kuidas ja mida täpselt tehti, on päris raske nüüd leida ja pihta nendele saada. Kuid peale selle, siis sellel maarjapäeval on ka veel selle Maarja kultus, mis on kirikuga seotud ja mida maarahvas omavahel, oma kirikuvälistel sündmustel ei tähistanud, pigem mitte, võib-olla siis Maarja nimelised ainukesed asjad, mis läks nagu nimepäevana kasutusele, hilisem traditsioon. Aga kevade alguspäev, naistepüha, üldse naiste aja kulminatsioon, mis algas ju küünlapäeval, kus hakkas selle punase joogi joomine ja naiste tervise ja ilu kasvatamine ja kujundamine, siis marjapäev 25. märts on, võiks öelda, et ma pakun, et see on kulminatsiooni aeg. Tervise ja ilu maagia on see punajook siis. Ebaõnne tõrje metsiku viimise ja muude kommetega. Uurige välja, kes on see metsikuid, ei tea ja millistel mitmetel tähtpäevadel seda tegelikult kasutati. Inimese kujulist õlgedest tehtud tegelast, mida siis kas kuhugi eemale ära viidi või ära põletati erinevaid võimalusi jälle erinevates paikades erineval ajal. Siis pannkookide küpsetamine, kapsa kasvatamiseks võiks ka öelda, et see oli ka kapsapüha siis. Maagilise edu meelitamise püha, no kes meist ei taha olla edukas, ainult küsimus, milles. Nimepäevast natuke oli juttu juba ja siis rahvausundi uurija Mare Kõiva on siis nimetanud seda meie algatust Paastu marjapäeva tähistamist naiste väepühaks siis alates 1990. aastatest, kus me otsustasime, et meil on vaja seda tähtpäeva püha ja me hakkame seda pidama. Ja nii nagu me oskame ja tänaseks on see üle Eesti laiali läinud ja juhuslike teadete järgi tähistatakse üle Eesti kõikides maakondades, mõnes juba 10 või rohkem aastat, mõnes esimest korda või alles 3. korda, nii kuidas õnnestub. Ja siin on ka mõned pildid nendest, mõned üksikud sadadest piltidest, mida ma olen siis saanud oma kolleegidelt, sõpradelt, kursuslastelt, üliõpilastelt ja ka lihtsalt internetist.
selle püha tähistamisest. Järelikult on seda vaja, sest seda tehakse iseendale. Ja tegelikult see maarahva kalender ongi eelkõige iseenda jaoks, iseenda olemise korrastamine, siis jõustamine ja paremaks saamine. Erinevatel pühadel siis erinevad tähenduspunktid, et see püha, mida mina nüüd valin, et miks me seda tegelikult tähistame, mis need olulised põhipunktid on, kui me siin mõtleme ka neid seoseid ja suhteid selle ümbritseva ilmaga, loodusega, esivanematega, surmaga, selle kõrgema loojaga, kõige sellega, mis on tegelikult nii oluline, et kus see tähtpäevadel pühadel on see koht, kus me ka selle punkti läbi käime, nii-öelda sinna ka paneme linnukesed, me oleme seda teinud, me oleme selle suhte taas elus hoidnud, teda korrastanud või teda kasvatanud ja lastes siis kujundanud, et meil oleks kogu ümbritsev see pilt maailmast, arusaamine oleks laiem, kitsam, mitte nii kitsas, kui ta võib juhtuda, kui me neid asju niimoodi laialt ei oska vaadata. Ja me ei saa osa sellistest sündmustest, kus on peale söömise, joomise veel midagigi, kus tegelikult see teadmine tuleb nii-öelda sellest kogemusest, mitte sellest õpitud tekstist ega sellest tegevuse kirjeldusest, vaid ma olen seda tähistanud, ma olen seda laulnud, ma olen seda tantsinud, ma olen seda kogenud ja siis tuleb tasapisi see teadmine, miks, kuidas ja kuidas mina siis nii või naa pärimusest, igaüks teeb veidike ise moodi. Ja ükski tähtpäev püha pole kunagi ju üks ühele sarnane, ei saagi olla. Siin on siis pidulikud söögilauad nüüd erinevatest ajadest Tallinnas ja ka Võrumaal. Ja siin on nüüd sellest õlgedest selle kõige halva väljaajamine eelkõige iseendast, hakkame ikka sellest peale. Ei ole mõtet teist süüdistada. Pigem ikka iseennast, kui üldse kedagi. Ja see ei ole mõtet süüdistada, sellest tuleb lihtsalt lahti saada. Ja neid võimalusi pakub jällegi meie võimas teadete siis entsüklopeedia, siis rahvakalender võimsalt, muudku aga võtta, aga selleks tuleb lugeda veel kord, tuleb lugeda, uurida, mitte pealispindsete teadetega leppida, vaid võimalikult põhjalikult, võimalikult palju ja siis tarkus tuleb tasapisi, see on nii. Ja muidugi kiikumine, see õhk, õhuga kokkupuude, õhu puhastumine ja õhus olemine, kes on seda teinud, kõik ju teavad ja see vajadus ka niisugust, kas just lennutunnet, aga midagi sinnapoole tajuda. Oleme kõik tunnetanud. Ennustamine ikkagi see, et olla valmis ja mõelda sellele, et ikkagi mehele saamine, tüdrukutel kõige tähtsam on olnud läbi aegade naistel, kuidas ta tänapäeval on ikkagi see elukaaslase tulevase otsimine, sellest oleneb ikka kõik. Töö võib olla võimas ja tore, aga kui sul endal kodus ikkagi ei ole mõistvat teist poolt, siis on ka raskustele vastuvaatamine palju olulisem kui vastupidi. Siin on mõned ennustuse ja söögipildid veel. Kus mul on aasta, sa pühad rist, ei taha väljagi öelda. Nii et siin on siis natuke rohkem neid numbreid. Huvitav. See on tegelikult 2016, 1-2 rohkem. Ja kui nüüd oleks võimalik, siis tegelikult ma vist saadan teile hoopiski selle, et me ei hakka seda koos vaatama, Erik, kuidas sa arvad? Et on siin üks tore link, kus on siis Marju Marga, minu endine õpilane Viljandi kultuurikolledžist kunagi, kes siis Marjapäeva on ka tema üks esipühasid ja 2015 aastal nad 5. aastat tähistasid ja sellest on üks niisugune väike muusikaline fotode jada, kus on ka siis alla kirjutatud, mida täpselt tehakse. Kas me paneme siia vahele või paneme selle kuidagi lõppu või? Paneme linki kaasa, seda nad saavad ise vaadata, seda me ei pea siin koos tegema. Siis ma ära ei unustaks pärast selle linki ka sinna juurde panna. Nii, ja nüüd viimane siis tähtpäeva kene on siis, mida me siin natukene niimoodi vaatame laiemalt, on lihavõtted, munadepüha, ülestõusmispüha või kevadpüha. Ja lapsel palju nimesid ja kuidas keegi midagi tähistab. Seda jaoks on ikka ülestõusmispüha number 1.
nii palju, kui mina olen küsinud, enamik eestlaste jaoks on see ikka munapüha, munade püha eelkõige. Ja kuidas siis kellegi, nii et me näeme ka neid erisusi paralleelselt on täiesti loomulikult ja mõnel puhul nii üks kui teine kui ka kolmas, kõik need asjad. Ja kuidas siis seda püha peale vahvate munade värvimise, mida vist küll igas peres tehakse ja ka neid palju urbasid koju tuuakse ja jällegi kõik see on niisugune edu ja tervise eesmärgil. Ja kuidas see siis seda edu ja tervist nüüd tekitab? Need, kes jällegi loevad ja seda ellu viivad, loetud ja juba ongi viinud ja järjepanu, sest munade värvimine on kindlasti ulatub kristluse eelsesse perioodi välja. Nii et see on üks nendest väga vanadest asjadest. Sellega, mis sinna juurde ja ümber käib, kuidas kuskil, see on midagi on muutunud, midagi on juurde tulnud, nagu need jänesedki on ju väga uued tegelased. Ja siin on see munade püha sama pilt uuesti. Ja muna kui riituse vahend on ka see, mis siis on ka jäetud haudadele ja ka mitmetes tähtpäevades pühades on see just ohvriannina väga sobiv. Viljakuse loomise, elusümbol, külvi- ja kevadpühadel, karjalaskepäeval visatakse muna siis üle karja ja iga see kaitsemaagia, see muna on see alus ja ka meie maailma loomise müüt. Soome-ugrilaste oma on ju see, et maailm ikkagi saab alguse munast, loomise laulud. Ja siis lihavõtte munad pidid eelkõige olema punased või siis kirjud ja punased munad saab väga kergesti, kui ei mässi neid sibulakoorte sisse, vaid lihtsalt panete kõrvuti keema, siis tulevad ilusad punased munad. Maausulised on kirjutanud, Atto Kaasik, tsiteerin Attot, et ka üks tähtsamaid tähtpäevi on munapüha ja see pühitseb see päev muna ja uue elu sündimist. See on küll võimas ju. Muna kui elu jätkumise sünniime. Mune värvides, koksides, üles riputades või veeretades järgime iidset tava, mis on omale nii vaiksetele loodususunditele kui ka kristlikele rändusunditele. Ajapikku on põline looduspüha ja kirikupüha liikunud samale ajale. Tuleb tunnistada, et munas on vägi, mis köidab paljusid. Selle koha peal võiks laulda meie selle maailma loomise müüdi. Laulan teile, see on pärit Tõstamaalt, asjakohane paljudel tähtpäevadel, pühadel, ka marjapäeval laulda või ükskõik millisel olulisel tähtpäeval, kus on ülemineku aeg, maailma loomise müüt sobib ikka jälle. Mõtlesin, mul tekkis tunne, et ma laulan selle laulu praegu. Ja laulan koos siis järelaulmisega, siis kui te seda hiljem vaatate, saate kohe koos minuga laulda. Kelle õue see õunapuu, kelle õue see õunapuu, meie õue see õunapuu, meie õue see õunapuu, mitu oksa õunapuul, mitu oksa õunapuul, kolm oli oksa õunapuul, kolm oli oksa õunapuul, mitu õita oksale, mitu õita oksale, kolm oli õita oksale, kolm oli õita oksale, mitu õuna õiele, mitu õuna õiele, üks oli õuna õiele, üks oli õuna õiele, sai need õunad valmis saanud, sai need õunad valmis saanud, tuli tuul ja tõstis tormi, tuli tuul ja tõstis tormi, raputas õuna meresse, raputas õuna meresse, merest tõusis üles kirju lindu, merest tõusis üles kirju lindu, lendas meie õuest läbi, lendas meie õuest läbi, meie alla Koppelisse, meie alla Koppelisse, meie aga Koplis kolmi põesast, meie Koplis kolmi põesast, üks oli põesas, hõbe põesas, üks oli põesas, hõbe põesas, teine aga põesas, vaske põesas, teine aga põesas, vaske põesas, kolmas kulla. Keeruline, kolmas kulla, keeruline, lind hakkas munema, lind hakkas munema, ei, lind hakkas
Oksi korjama, lind hakkas oksi korjama, siis hakkas pesa punuma, siis hakkas pesa punuma, hakkas mune munema, hakkas mune munema. Sai need munad muunetud, sai need munad muunetud, hakkas see poegi jauduma, hakkas see poegi jauduma, sai need pojad audunud, pojad audunud, hakkas see neid kasvatama, hakkas see neid kasvatama, kasvatama, kangutama, kasvatama, kangutama, sai need pojad kasvatud, sai need pojad kasvatud, hakkas see neid pillutama, hakkas see neid pillutama, ühe pani päikseks peale ilma, ühe pani päikseks peale ilma, teise aga kuuks taevudesse, teise aga kuuks taevudesse, kolmanda kiviks põllu peale, kolmanda kiviks põllu peale. Ega pole ka harjumuspärane üksi laulda, ikka nagu koos ootaks, et keegi kuskilt kajab vastu. Aga et siis see laul on vana umbes 2000 või enam aega just sellest ajast, kui meil hakkaski põllupidamine ja karjakasvatamine ja kindlasti ka paljud teised Läänemere Soome rahvad teavad seda laulu, seda lugu, seda müüti, mis on laulu läinud ja meie rahvaluule arhiivis on neid üles kirjutatud ligi 350, miks mitte. Nii et munast on kõik alguse saanud, miks ka mitte. Ja Obinitsa ülestõusmispüha siis on öine jumalateenistus ja peale seda minnakse haudadele, kus me käisime. Ja nii et erinevad tegevused, paralleeltegevused, mis on siis maausulised, kes teevad oma asju pühas hiies ja oma kodudes, kogukondades ja siis on siis näiteks setod, kellel on siis paralleelselt nii üks kui teine kasutusel ja väga võimsalt kuni tänini. Ja suviste püha, mis on siis enne jaanipäeva, on rahvakalendri järgi eelkõige siis noortepüha, siin ongi niisugune suurem rõhk meelelahutusele, aga kaskede tuppa toomine on niisugune tore asi ja kaseokste, niisugune rõõmus pidupäev ja tänapäeval loodusesse minek, nüüd ka kui me koos ei saa, siis vähemalt oma perega me saame ikka minna ja kaskede kuju toomine oma voodipäitsesse, toanurkadesse on kindlasti ulatub jälle taas ristiusu eelsesse perioodi ja meie siis kirikud, nii-öelda meie maarahva kalendri järgi toovad ka kased kirikutesse sellel pühal. Miks ka mitte? See on ju väga uhke ilus. Aga siin on nüüd Mulgimaal Uue-Suuga talus käisime siis toomas, korjamas kaski ja pärast siis tütarlapsed tegid endal pärjad pähe. Siin maausulised, see suviste Tammealuse hiies, ma panin ka lingi sinna iseseisva töö kirjeldusse, palun vaadake see film ära, see ei ole pikk, see on natuke üle poole tunni ja Rein Maran on selle filmi teinud ning seal on siis ülevaade nüüd ka siis suviste püha tähistamisest, siis maausulistel nii-öelda taastähistamine, jällegi konstrueerides, kasutades vanu teateid, kuidas siis võiks üks päev, suviste püha, see tore päev välja näha. Nii et väga tore vaatamine ja ehk tekib ka mingi mõte, kasulik viide, tahan ka. Ja selles rahvakalendris peabki nii olema, et tekib niisugune kadedus, et miks mul ei ole nii rikast pühade tähistamist, mida mina tunnetasin, kui ma käisin Setomaal, kus inimesed kõik teadsid, mida teha, kus teha, kuidas teha ja on vaja mingit eeslauljat, ansamblit ega bändi, vaid naised hakkasid ise laulma, kui neil oli mida laulda, oli töö ja teadmine, et just sellel ajal need laulud, mehed hakkasid pilli mängima, kui olid omad pillimehed ja kui võis mitu tükki paralleelselt olla ja tantsimine, laulmine oli nagu tegijate enda kätes. Me ise nii-öelda tõeliselt, me ise loome oma ilu, oma püha, me ise oskame laulda, me ise oskame tantsida, me ise teame neid kombeid ja tavasid ja nooremad õpivad siis vanemate eeskujul seal toimetama.
ja see munade värvimine siis väljas on seal nagu öeldud, et teatud paikkondades värvitaksegi suviste pühade ajal kaselehtedega, kes tulevad mõnusad helerohelised. Aga ka see kiigepüha jällegi, see õhuvärk, ja siin ma leidsin ühe vahva muuseumi pildi, kus on siis, et kiikumine on kevadine tegevus eelkõige olnud traditsiooniliselt, et milline vahva siis niisugune, ma ei teagi, niisugune põnev kiik, kus on siis 4 inimest saavad seal, ma ei tea, kuidas see hoidmine, või neid on isegi rohkem seal, mitmekesi on seal küljes kinni. Et kuidas see siis kaitstud on, et sellist kiiku ma ei ole küll tänapäeval näinud, aga eks need kiigemeistrid, kes võivad igast asju välja mõelda, on ju tänapäevalgi. Ja meie see kiiging on ju ülemaailmset kuulsust ka võitnud. Nii et nagu Lõuna-Eesti lihavõtteaegse kiigehooaja avamisel, avati see hooaeg, kui kiik avati, siis selle puhul kingiti siis kiigeseppadele, kes siis kas selle korrastasid või päris uue kiige tegid, siis vöösid või mune või paelu või kindlalt midagi toredat. Nii avati siis kiik, nagu me tänapäeval avame mingeid tähtsaid hooneid või teid. Ja loomulikult siis kiigud ka kaunistati ära kase okstega, mida siis minu vanem poeg oma sõbraga tegime Kuigatsi vallas, tähistasime seal siis suviste püha ja siis tüdrukud neile siis tänutäheks tegid pärjad pähe, kinkisid. Ja taimekimp meie kodus on alati suviste püha ja jaanipüha, siis suviste püha ajal põhiliselt kaskedest, jaanipüha ajal siis 9 taimest, taimekimp on kodus kuni siis järgmise olulise pühani, kus see kasutusele võetakse. Palupära vallas suviste püha tähistamine metsa minnes, püüdes pihta saada loodusele, taimedele ja seal laulmine konkreetsetest puudest, kelle puu all sa seisad või põllu peal, põllulilledes oli hoopis teine tunne kui kuskil mingi kontserdilaaval või lihtsalt kogunemiskohal. Ja ka mõned, igaüks sai siis oma loitsud ja palved öelda tuulele, päikesele või siis ka tõrje maagilised, näiteks maod või madu või uss, kuidas temad või hundile, et nad ei puudutaks ei inimesi ega loomi. Ja muidugi siis ühine söömine kulmineerub alles kõikide oluliste tegevuste lõpuks, neid tegevusi on päris palju. Niisiis kokkuvõtteks, et see oma kultuuripärandi tundmine on ainult meie enda asi ja see taevast ikka ei tule, iseenesest ei tule, et seda peab natukene uurima-puurima, aga mitte ainult siis raamatutest ja internetist, vaid ka küsida oma pere vanematelt liikmetelt. Nad võivad teada, aga nad ei ole seda enne rääkinud, keegi pole küsinud või pole vaja olnud. Ja see, kui kõige muuga on, kuidas on, aga kui me oma kultuuris oleme teadlikud, siis me oleme vähemalt vaimselt igavesti iseseisvad ja mitte keegi ega mitte miski ei saa meid vangistada ega alla suruda. Me teame, kes me oleme ja kuidas elada ja olla ja mida selleks teha, et seda veelgi paremini teha ning olla õnnelikumad, sõbralikumad, tervemad ja need inimesed, kellega tahavad ka teised inimesed elada. Ja ma usun, et see meie maarahva kalender on kõige võimsam tala, see on niisugune tüvi, kuhu kogu pärimus juurde kuulub nii toitlustus, rõivastus, kombed, tavad, muusika, tants, jutulooming, legendid, kohapärimus ja kõik need, et tasub alustada sealt, siis külgnevad kõik teised olulised väärtused ka ja väga palju pole vaja. Aga meie võib-olla algust läksime liiga ahneks, võtsime hästi palju tegevusi ja pärast ei saanud enam pidama, aga piisab, kui paar asjagi traditsiooniliselt toimetada ja seda jäädagi tegema järjepidevalt, sest pärimuskultuuril on eelkõige tarbeväärtus, siin ma tsiteerisin taas Ahto Kaasikut. Olge terved ja uurige ja andke teada, mida te valisite ja mida rohkem põhjalikumalt te uurite, seda parem. Jään põnevuse kootele.